Tervist! Minu nimi on Juhan ja ma räägin teile meie rakendusest, mida me nädalavahetuse jooksul arendasime, Off the Couch. See on Facebooki rakendus. Facebook, kes ei tea, on üks väga populaarne sotsiaalvõrgustik, mille sisse saab arendada ise oma rakendust kasutajale. Täitsa tundub, et ta on Facebookis, tegelikult ta on meie rakenduses. Ja Off the Couch, mida siin vaikselt demoma hakkame, on siis, nagu nimi ütleb, rakendus, et kasutaja saaks minema diivani pealt õue sporti tegema. Ja nii palju, kui me siin näidata jõuame, põhimõtteliselt kasutaja, täiesti meile tundmatu kasutaja surfab Facebookis ringi ja leiab kellegi sõbra, kes juba on seda meie rakendust kasutanud. Ja oma läpparit ei võinud kasutada, aga anyway, läheb see kasutaja, kasutab meie rakendust ja leiab kellegi, kes otsib kaaslasi sportima. Näiteks siin on Vladimir otsib, läheb matkama. Klikin selle peale ja jõuab meie rakendusse, saab panna join, tulen kaasa. Ja saab ka postitada ise uue kirje, et ma tahan minna ka näiteks orienteeruma esmaspäeval Kloostrimetsa ja saab postitada siis, et otsin kaaslasi ja sealt saab valida, et kas ainult sõpradele, sõpradele, kõigile. Siin praegu hakkabki kutsuma orienteeruma inimesi ja see, kui ta saab sellega tehtud, siis see ilmub minu seinale, see on siis jagatud ruum Facebookis, kus siis teised näevad seda, kellele see on ette nähtud ja saavad liituda. Ja ärimudel on siis sihitud reklaam, sest kuna inimesed ütlevad meile täpselt, mis spordiala nad lähevad tegema ja kuhu, siis me saame väga lihtsalt sinna väikse banneri juurde panna. Siin on näha. Postita ära. Siin nüüd see on meil juba valmis tehtud tükk, see läheb ta sinna seinale ja samamoodi, kui ta ära käib, ta saab ära märkida, käisin ära, siis süsteem annab talle punkte, motiveerib, annab sellele punkte, kes taga kaasa tuli, mida rohkem kasutajaid kaasa tuli, seda rohkem punkte saab ja kord kuus veel jagab selliseid ergutusmedaleid. Seda meil nüüd see medalite osa on veel tegemata, aga muidu nagu täis pilt on olemas. Siin ongi praegu ees, saab panna, et käisin seal orienteerumas, pane see tellas. Ja mitu minutit tegin ja läheb seinale. Aitäh! Palun küsimused. Aga kust raha tuleb? Raha tuleb väga lihtsalt. Näiteks Farmville'il on 82 miljonit kasutajat. Ma arvan, et sinna saab, kui meil tuleb 1 miljon kasutajat, me saame sinna müüa piisavalt reklaami kõikvõimalikult sporditarvete müüjatelt, võime ka kogu rakenduse maha müüa. Muidugi natuke võib-olla vara, aga ma soovitaks teil järsku ühineda eelmise esitajaga, et põhimõtteliselt hästi sarnased probleemid, et tahaks nagu kellega koos aega viita. Aga olete te vaadanud, kas oma teenust ehitada peale, nii palju sports tracker tüüpi, eks ole, rakendusi, mis postitavad su jooksu tracker nagu rajalajas ja nii edasi. Seda esiteks ja teiseks olete vaadanud muid sarnaseid, näiteks meetup.com, eks ole, mis on kõige levinum vist üldse sellise valla asjade jaoks, et olete saanud kuskil inspiratsiooni või mingit vaadanud, kuidas neid asju sirjestada? Jah, me oleme neid vaadanud ja me teame, et seal on nagu konkurents on päris tihe, aga meie just nagu targetime neid kasutajaid, kellel ei ole neid GPS-vidinaid ja kes lihtsalt käivad võib-olla kepikõnni tegemas või käivad lihtsalt seenelgi kas või see on ka sportlik tegevus ja saavad seda kõigiga jagada seda, et nad nüüd tegid midagi enda jaoks kasulikku üle Facebooki, et me nagu just õivame seda turgu, mis on suurem, aga kus ei ole sellised suured spordifännid, vaid on lihtsalt tavainimesed. Tõenäoliselt ma sain valesti aru, aga ma ei saanud sellest aru, et miks ma praegu nagu oma Facebooki seinale täpselt sama asja ei või panna, eks ju, et miks mul seda teie rakendust üldse vaja läheb? Meie rakendus ei kiida sind, tähendab, sinu enda postitus ei kiida sind, meie rakendus kiidab sind, annab sulle punkte, annab sulle medaleid kord kuus ja innustab sind ja samas võimaldab
kui sa üksi paned, siis sa ei saa nagu liituvaid sõpru nagu hallata. Aga meie rakendus haldab su eest, kui tuleb sõbrad kaasa, siis sa näed seal, logid sisse, näed, kes on kaasa tulemas. Selge ja palun tiim püsti. Teeme suure aplausi.